tere, head televaatajad, ilusat kevadet, alustab saade Ela hästi. Minu selja taga on restoran Chicago, siin majas sees on Jesper Parve, Margus Vaher ja Eero Spriit pluss 160 inimest, kes on kõik kogunenud siia selleks, et teada saada, mida mehed tegelikult tahavad. Margus, Jesper ja Eero istuvad minuga laua taha selleks, et vastata ootamatutele kelmikatele küsimustele. Siis võtame aga Marguse endaga kaasa taimetoidu restorani Bliss, kus me meisterdame temaga vegan omletti. Kui sina ka soovid tulla etendusele ja teada saada, mida mehed tegelikult tahavad, siis vaata saade lõpuni ja piletid võivad olla sinu. Nüüd me oleme Chicagos ja need mehed väidavad, et nad teavad, mida mehed tegelikult tahavad. Peatselt astuvad nad lavale ja räägivad seda juttu 160 naisele. Meil on ainulaadne võimalus just tabada neid ennem lavale minekut ja uurida, mida siis mehed tegelikult tahavad. Siin on Eero Spriit, Jesper Parve, Margus Vaher. Tere tulemast Ela hästi saatesse. Tere. Milline on olnud teie elus kõige vaimustavam naine? Minu kõige vaimustavamad naised on olnud kindlasti need naised, kellega ma olen olnud abielus. Mitu korda seda abielus on? Diplomaat ja romantik räägib praegu. Diplomaat ja romantik. Aga ütle mulle omadussõnum, millised naised on olnud? Kuidas sa oled ennast tundnud nendega koos? Naine peab kindlasti olema armas, siis ta peab olema elurõõmus, huumorimeelega ja ta peab minust hoolima. Ma arvan, et ikka, siin on ainult üks vastus, et mu praegune naine, et ta tegi ikkagi loomast inimese. Et jah, nii on. Ja sinul, Margus? Ja, mul tuleb meelde kaks, sellepärast, et 23-aastaselt, umbes siis 12 aastat tagasi tegi üks vene tütarlaps, kellega ma olin suhtes minust nii-öelda poisikesest mehe ja teine oli see naine, kes mind hingeliselt puudutas nii palju, et läksin energeetiliselt kuidagi lahti ja hakkasin muusikat kirjutama ja üldse blogi kirjutama ja kõik läks nagu kuidagi väga lahti, sest ta puudutus oli nii naiselik ja selline maagiline. Sellest, mida mehed tegelikult tahavad, võite kuulda ja lugeda meediast üsna palju, aga praegu on suurepärane võimalus esitada neile naljakaid küsimusi hoopiski. Esimene küsimus. Kui sa saaksid valida ühe loo, mis mängib alati, kui sa astud tuppa, mis lugu see oleks? Hey Jude. Vaikus, ma ei taha mingit muusikat. Wow, I feel good. Nii, mehed, kui te lähete üksikule saarele ja saate kaasa võtta 3 asja. Naine. Mis asjad te võtaksite? Naine. 3 naist. Jesper. Margus ütles vastus ära, aga minu käes esimene küsimus. 3 enda naist, jah. 3 enda naist, okei. Poliitiliselt korrekt. Luga, tikud ja naine. Väga head, ainuke vastus on natuke praktiline ka, mida sa naisega saad teha, kuidas elus hoida. Nii, kui sa oleksid hommikuhelbed, siis mis sort ja mis pärast, Eero? Ma arvan, et ma oleksin kiirkaerahelbed, sest ma söön neid igal hommikul ja mul on selline tunne, et ma hakkan juba ise muutumagi sellest. Helbeks on väga hea. Ma olen siuke röstitud šokolaadimüsli. Ma ei tea miks, aga jah. Ma olen Kellogg's Frostis, et väike suhkruglasuur on ikka peal. Oskad sa seletada, kuidas internet töötab, Margus? Ma jätan selle Esperile, ma jõuan ploomimahla vahepeal. Eero on vist kõige vanem, sa oled lugenud selle kohta või? See vist, kui ta rääkisid eelmine kord just. Ma arvan, et see on midagi elektroonilist. ja võrk on ja kuskil on mingi kood kirjutatud ja umbes midagi sellist. Nullid ja ühed jooksevad Jadas. vastavalt. Jesper, sa loogutad ka seal, nii on, jah? Jaa, no ta eelmine kord rääkis ka meile. Margus, miks on tennisepall karvane? Ohohoo, äkki siis ta ei lendaks nii kiiresti, et On ägedam taga ajada. mõnusam on käes hoida. Eero? Ma arvan ka, et naistennisistide tõttu selle tõttu nad topivad neid endale taskusse ja mis taskusse ei mahu, siis püksi, et oleks nagu mõnusam. Väga hea. Nii, mis oli viimane asi, mis sa kellelegi kinkisid? Ma kinkisin eile oma armastatud daamile tänukivi. See on väike kivikene, mida sa kannad kogu aeg endaga kaasas, et sa ei unustaks universumit tänada nende heade asjade eest, mis ta on sinu juurde saatnud. Väga romantiline. Jaa, ma olen hoopis siukene endasse, ma kinkisin endale mootorratta eelmine nädal.
endale. Väga hea kingitus. Mul on 2 kingitust, üks on materiaalne, teine mittemateriaalne. Materiaalne oli, ma kinkisin oma sõbrannale enda lemmikraamat oli Khalil Gibran Prophet ja mittemateriaalsete kingitustena mulle meeldivad kõige rohkem kallistused, sest kui sa ennast kallistuse sisse paned, siis sa tegelikult annad ennast, jagad oma energiat ja see on kuidagi hästi ilus kingitus minu jaoks. Hea odav ka, on ju? Hea odav ka, jah, on ju. Just praktilisus eelkõige. Mida sa oled alati tahtnud kingiks saada, aga pole siiamaani saanud, Margus? Minu see soov ei kannata kahjuks eetrit. Lähme edasi. Ma ei tea, mul on kuidagi nii hea aasta olnud, et mul ei tule üldse pähe, mul on kõik olemas. Et see lapsed, mootorratta... pere, naised, see mootorratta ka, mis oli viimane. Nüüd oleks veel natuke vaba aega vaja juurde ja siis oleks elu täis. Arv vaba aega, jah. Nii, Eero? Mina ei oota ka elult kingitusi, ma püüan neid ise võtta, aga üks kingitus kindlasti, mida ma kunagi ei ole saanud, on olnud õhupüss. Kui ma olin 10-aastane, siis ma unistasin sellest, aga mitte keegi ei kinkinud mulle seda. Teen vihja siis, et kui tulete vaatama ja toote Eerole õhupüsi, siis ta sulab. Kui sa oleksid kaubamärk, mis oleks sinu moto, Eero? Ära müü ennast, ole ostetav. Ei tulnud hästi välja vist praegu. Kõige järvest, mis see hinda on. Tema hinda nagu vist nii. Ma arvan, et ühest elueast piisab. Nii. Ja mul oleks umbes midagi sellest, et ela hetkes või siis selline inglisekeelne hea väljend on nagu be, don't try to become, ehk siis ole, mitte ära püüa kellekski nii-öelda saada. Et te olete siis kõik elustiili brändid? Jaa, väga hea. Kui ma annan sulle äri alustamiseks 40 000 eurot, siis mis ettevõtmise sa kohe alustaksid, Margus? Ma arvan, teeksin selle ära, et ma hakkaks vaikselt väärtpaberitesse investeerima. Ta alati huvitav valdkond tundunud, aga kunagi ei ole seda teinud siiamaani. Ma oleks reisima. Ja siis investeering ise endasse. Ei, ma läheks kõik õpiks mingi maa selgeks ja siis ma hakkaks seal giidiks. Sa teeksid giidiäri? Giidiäri, jah. Sina? Ma arvan, et ma teeksin ühe toreda humoorika suvetuuri Eestis, teatrituuri. Kuidas sa müüksid Floridas kuumakakaod, Eero? Ma müüksin seda koos jääkuubikutega. Mul oli ka vastus, ma mõtlesin, ma jahutaks maha ja siis müüks. Ma annaks kuuma juurde, ma paneksin bikiinides võrratu näitsiku seda müüma ja paneksin selle 4-kordse hinna, et on eksklusiivselt Eestist ja ma müüks nagu raba. Vot sinna ma paigutaks ka oma raha. Kui ma küsiksin sinu parima sõbra käest, mida sa peaksid endast täiendama, siis mida ta mulle ütleks? Ma arvan, et minu sõbranna, näiteks parim sõbranna ütleks kindlasti, et ma võiksin veel rohkem lugeda, sest ta teab, kui väga ma armastan hommikuomleti kõrvale raamatut lugeda. See oleks see, mida sa peaksid endast täiendama. Peaksid veel rohkem lugema? No selles mõttes, et sa mõtled isiksuslikult. No jah. Täiendama. Läheb aega näiteks. Eero? Mina ei pea ennast täiendama, mina pean hoopis maha võtma. Jesper? Natuke suuremalt mõtlema, võib-olla unistama natuke veel suuremalt. Ma selle vastuse vist jään võlgu, sest ma olen kuidagi paganama rahul sellega, mida elu mulle kinkinud ja pakkunud on, et ma olen väga tänulik. Ja lõpetuseks, mehed, kumma supervõime te valiksite? Kas lendamise või nähtamatuse? Nähtamatuse kindlasti. Sellest ma olen unistanud juba poisikesest põlvest. Nukid, ma ka kindlasti see nagu. Naiste sauna saab minna siis. Ma mõtlesin, kas ma lõpetan su lause või lõpetan. Huvitav, kui ma mõtleks kaks selle peale. Need on 2 naistemeest ikka, mina läheks panka rööbima. Lihtne, ma olen alati sellest unistanud. Siis on lõpmatud, siis ma saan ükskõik mida oma elus teha, on ju. Selline lõbus vestlus oli meil täna Eero, Jesperi ja Margusega. Kohe hüppavad nad lavale ja räägivad 160 naisele, mida mehed tegelikult tahavad. Kui sina ka soovid minna Eero, Jesperi ja Marguse etendusele 14. mail, siis püsi meie kanalisest kohe saab teada, kuidas. Istuvad 2 keskealist naisterahvast siis pargipingile. Ja ma olen olnud ka erinevates suhetes ja kõige pikem nii-öelda külalisabielu on kestnud 18 aastat. Minu juurde võtab ilusti püksid maha ja hakkab seksima. Ja tõenäoliselt ja sellepärast nii kaua ongi kestnud, et see on külalisabielu. Ja tema tahaks sama palju ehteid, nagu on Inglise kuninganna Elisabethil. Tõeline sõber, alati toetab.
Armsad televaatajad, täna on mul suur au tutvustada teile oma head sõpra Margus Vaherit, kes on laulja, blogija ja üks nendest, kes veab populaarset etendust Mida mehed tahavad. Hei Margus! No tšau! Tšau! Me hakkame täna tegema ühte sööki, mida Margus tegelikult ei teagi, mis me tegema hakkame. Ei tea, jah. Aga sa vihjasid mulle, et su lemmiktoit on... No muidu on nagu tuunikala pasta ja... Jaa, aga tegelikult on omlett ka. Omlett ka, just. Omlett on see, mida ma söön ikka, ma arvan, 4 hommikul tervest nädalast. Ja ma nagu mäletan, et sul on selline poissmehelik elustiil. Tihti sa süüa teed? Jaa, ma tegin viimane kord, ma arvan, süüa aastal 2007. Et siis ma olen avatud uutele väljakutsetele. Et väga vahva. Mulle lihtsalt meeldib hästi väljas söömas käia, et kuidagi hästi palju erinevaid maitseid, et see mitmekesisus mulle väga meeldib. Täna on meil siis sellised koostisained. Kas sa oskad ära arvata, mis jahu see võiks siin olla? Nuusuta korraks. Nii. Äkki on mingi maisijahu, mingi, ma ei teagi, mis jahud on maailmas olemas. See on kikerhernejahu, millest siis tehakse omletti. Ma mõtlengi, kuidas me võiksime sinuga teha. Teeme nii, et ma vaatan ja sa seletad mulle ja õpetad mind. Ma annan sulle ülesandeid, mida sa teed, aga sa õpid kõige paremini siis, kui ma ütlen sulle, kuidas võiks teha. Okei, selle kikerhernejahu viskad siia sisse. Kõik? Kõik. Oi, see on küll raske. Ma teen seda hästi tundeliselt. Nii, siis sa ütlesid, et sa oled kindlasti väga osav sibulelõika, et sa võid sibulat siis lõigata siin ikka. Kuule, ma panin siia praegu pärmihelbeid, ma mõtlesin, kas sa neid oled üldse proovinud või? Ei, mis asjad need on? Maitse. Need on sellised asjad, mida pannakse siis, kui võtta näpu otsaga. Nii. Kui tahad juustu panna. Nii, täidise maitsega, see on nagu mingi pähkel või? No, mina segasin siin nüüd siia sisse 2 suppilussikatäit pärmihelbeid. Tegelikult see retsept on nagu nii lihtne, et isegi mina saan sellega hakkama. Et isegi sina saad sellega täiesti vabalt hakkama. Pane natuke soola ja pipart ka. Nii. Margus, sa astud üles etenduses või päriselu shows, Mida mehed tahavad. Kaua te siis seda nüüd teinud olete ja kuivõrd see etendus tänaseks muutunud on? Kuidagi detsembrist hakkasime tegema, siis ta tõusis kuidagi lendu, et ega meie ei teadnud, et see nii populaarseks kujuneb, et esimesed showd olid vist 200 piletit, läksid 24 tunniga ja siis mõtlesime, et okei, et kui inimestel on nii suur huvi, siis teeme esimesed ära ja vaatame, mis saab. Kuna esimestele showdele oli hästi hea vastukaja, selline tagasiside, siis nüüd me oleme teinud juba 3,5 kuu jooksul või 4 kuu jooksul vist üle 20 show. Nii et siiamaani kõik showd on nagu täis müüdud olnud ja inimesed lahkuvad sealt kuidagi sellise naeru näoga ja pärast neid showsid saan tavaliselt keskmiselt niimoodi 5 armastuskirja ja 1 sellise, et mida sa arvad endast õige. Ja sa ei pahanda ju, kui ma pool sellest toorainest juba enne omletti ära söön. Teeme nii, jah. Just. Tegelikult üks hea asi, mida siia lisada, on ka karri. Et see tainas nüüd läheks selliseks vedelaks. Jaa. Tuleb siia. Lisame vett, jah. Lisame vett lihtsalt. Ja isegi kui sa seda enne maitset, siis ta on veidi sellise kikerhernese maitsega. Küll aga panni peal see muutub. Ei saa öelda, et elu kuidagi ei oleks põnev, et eile käisin näiteks Legendide lahingus räppimas Helen Adamsoniga pättelit pidamas, et see oli päris vahva. Kuule, aga ma ei teagi, mida sa siis räppisid. Sul on mingisugust räpi värssi ka meile anda või? Mul tuleb meelde lihtsalt see, et mul enda tekst ei ole praegu peas, aga see viimane Heleni punchline jäi mulle kõige paremini meelde, kus ta ütles mulle viimase asjana seal saates, et sa pole muusik, blogija ega naiste fine dine, vaid Kuressaare Tinderi Harvey Weinstein. Mõnest see oli päris nagu tabav. Mulle väga enesiroonia meeldib, et selles mõttes kuidagi kihvt saade on ja mulle meeldib. Uued väljakutsed, kui keegi paneks sind ka räppi ja ma meeldiks sulle või? Väga. Jah? Kusjuures ma olen ammu arvanud, et sa võiksid teha räpparitega koostööd. Ma arvan, et see sobiks sulle. No, vaatame, kuidas tagasiside teleekraanil sellele saatele on, kui see eetrist tuleb. Et kui on hea, siis valkan Genka ja teen koostööd ja lasen tal teksti kirjutada. Tegelikult ma kirjutan ise teksti. Siis tuleb ikka veel krõbedam. Sa kirjutad ise teksti ja oota, aga milline see sinu tekst siis oli? Kuidas see sinu värss tuli? Homme loeme uudissaatest Margus versus Haileen. Ühel neist on karikas ja teisel migreen. Ja hea, et mind bioloogiks nimetada taipasid, mu pagast täis su sarnaseid meritähe laipasid. Kui ma oleks Helen, siis ma ka ei fiiliks. Nagu sina tahaks ära minna Mehhikosse giidiks. Täna seda saadet, et üldse võimalus sul anti.
kas tead, et kaotad selle lahingu nagu enda anti? Ehk siis see oli kunagi nagu Heleni boyfriend. Ehk siis meil on kuidagi seotud need tekstid, et tema ütleb mulle nagu midagi natuke krõbedat ja siis ma vastan talle. No kuidagi kihvt oli. Sega kokku. Nüüd hakkab juba looma ja nüüd on värvi siin sellel. Tead, selline üks salanipp on panna siia sisse natukene vegan majoneesi. Omlett, pannkook. Omlett, pannkook, jah. Teeme neid, vaatame. Panka omlett, panka. Siit juba saab mingisuguseid tükke võtta. No kui niimoodi mul hakkab ju veel kokkamine meeldima. Õudust. Jah. Mis see siis tähendab, et sul on vaja, sul pliit oli kodus või? Ei ole. Ei ole. Pole nagu tekitanud ka, sest pole huvi olnud, aga nüüd näed. Need on päris vahva ise nagu kokku teha endale. Ma vist hakkan lõpuks neid inimesi mõistma, kes kokandusaateid armastavad. Ma arvan, mu lemmik toiduaine maailmas on üldse vesi. See on nagu Bruce Lee, kunagi mu suur iidol, võitluskunstide meister, kunagine kung fu staar ja filmistaar, ütles, et be like water, ole nagu vesi, et vesi suudab võtta ükskõik mis kuju ja olla hästi nagu kohanev, ent samas suudab ta purustada kaljusid. Hästi ilusasti öeldud, väga lahe filosoofia on seal taga. Aga Margus, kui sa ei oleks muusik, kui sa ei oleks blogija, kui sa ei teeks etendusi, kes sa siis oleksid? Ma arvan, et ma oleksin maailma parim korstnapühkija, ma oleksin ratsutaja, ma oleksin sportlane, ma oleksin... Okei, oota, mis sportlane? Mis sport? Ma arvan, et ma oleksin keskmaa jooksja, sest ma tegelikult kunagi olen Saaremaa 1500 meetri meister ja mulle meeldib see. Ma olen nagu Kalju Kits, et ma näen seda 1500 meetri pärast on mu finiš ja siis ma lähen sinna nagu väike sõdalane. Tahan selle mäetipu vallutada nii-öelda. Ja tead, ma mõtlesin, et kui elus ikka väga halvasti läheb, siis lõpuks ma hakkan poliitikuks. Jah? Jah. Ei, ma lihtsalt tunnen seda, et naljaga öeldud, aga ma tunnen seda, et mina isiklikult pean veel nagu küpsema selleks, et kanda seda välja, kuidas ma ütlen, sellepärast, et mulle tundub, et meie Riigikogu saadikutest on vähemalt 90% on sellised selgrootud limukad. Et kui sa tunned, et inimene räägib nagu südamest, kui ta räägib hästi siiralt, siis seal taga on nagu selline jõud ja power. Ja ma arvan, et selleks, et seda selgroogu oleks, selleks peab inimesel olema, kes sinna satub, elukogemust ja ka sellist kindlat meelt, et ta peab mingis mõttes isegi olema majanduslikult sõltumatu, et ta saaks sinna minna ja korra majja lüüa. Kuule, vaatame, kas me saame midagi keerata siin äkki või... Jaa, äkki juba saab. Et ma olen aru saanud, et poliitikas käib tavaliselt asi nii, et kui sa tahad midagi saada, annad kõigepealt ära pool enda näppu selle vastasele, kes siis sind toetab oma projektis. Ja siis, kui sa tahad, et see lõpuks esimesed lugemiselt, teised lugemiselt ja lõpuks heaks kiidetaks, siis sa oled andnud juba terve käe ja siis sa oled juba ise ka korrumpeerunud vana poliitikapeer, nii et nii see käib. Äkki seda süsteemi võimalik kunagi veel muuta. Selle peale cheers siis. Terviseks. Kelle eest sa tahaksid seista seal poliitikas ja kuhu sa üldse ennast liigitaksid siis? Nii. Näiteks loodus. Miks sa annad Eesti maavarasid ära? Miks sa tõmbad need metsad maha nii palju? Ma saan aru, et metsa majandamine on väga vajalik. Aga lihtsalt, et kui ma käin Eestis ringi, siis mul lihtsalt pisar kukub silma, kui ma vaatan, mida on tehtud meie lageraidega. Meie ilusad hiiud ja laaned ja kõik metsatukad on nii koledaks muutumas. Ja üldse, ma ei saa mõnedest asjadest nagu üldse aru, mis on näiteks alkoholipoliitikaga ka seotud, et tulevad paar lolli entusiasti pukki, hakkavad keevitama mingeid seadusi, mis tegelikult Eesti majanduslikus mõttes on Eestile tohutult kahjulikud ja nad on nii lühinägelikud, et nad ei näe seda. Ma arvan, et kui inimene tahab midagi teha, siis ta teeb seda niikuinii. Seega, kui me puudutame kas alkoholi või narkopoliitikat, siis meil on nii head näited, kas siin Hollandi või mõne muu maa näitel olemas, et kui need asjad teha kättesaadavaks inimestele ja öelda, et aga minge siis ja tehke endale liiga, siis inimesed hakkavad ise mõtlema, et ma vist ei tahaks seda teha ja nad kuidagi ei üle kasuta seda usaldust. Et ma arvan, et inimesed on palju teovõimelisemad või otsustusvõimelisemad, kui neist arvatakse, et alguses võib-olla on korraks mingi väike krahh või buum, et hakatakse, et nüüd on kõik lubatud. Ja siis inimesed nagu saavad aru, et ainuke, kes sellest kannatab, on nad ise, kui nad midagi, ma ei tea, üle ekspluateerivad. Kas vähemusgrupid ka kuidagi mõjuvad sulle või et lähevad nagu südamesse? Loomad ja lapsed ja kooliõpetajad ja naised ja muidugi lähevad. Geid ja... Karistused näiteks Eestis erinevate tegude eest on nii proportsionaalselt väljas, et kui keegi kasvatab paari karepilehte kuskil, siis ta läheb nagu 4 aastaks vangi ja kui keegi
on oma partneri vastu vägivaldne, füüsiliselt vägivaldne või siis peaaegu tapmiskatse on, siis ta saab nagu aasta tingimisi. Et nagu grow up, et vaataks meie nagu karistussüsteemi natukene nagu üle. Et see on kuidagi nagu lappamas. Ja ma arvan, et igal inimesel on õigus selles mõttes inimväärsele käitumisele või kohtlemisele, et kas ta on gei, on ta mõni muu nii-öelda vähemus, siis et nende hääl oleks nagu kuulda, aga samas ma soovitan alati kõigile nendele vähemustele ka, et tihtipeale on nii, et nad sõdivad oma kampaania eest jube häälekalt ja nad peaks rohkem mõtlema sellele, et kui nad väga suurt häält teevad ja väga nii-öelda on agressiivsed ja sõdivad, siis nad ei saavuta oma tulemusi, et kui pigem läbi empaatia ja armastuse neid asju teha, siis ma arvan, nad saavutaksid palju rohkem oma õigusi ja võimalusi. Kõige parem eeskuju on alati isiklik eeskuju on ju, ja kõige parem religioon on armastus. Või nagu Doris Kareva kunagi nii ilusasti ütles, siis armastus on viibimise viis. Armastus on seisund ja kui sa selles seisundis oled, siis sa kiirgad armastust kõigi nähtuste suhtes, mis sul teel ette jäävad. Margus, need on ilusad vaated, mis sul on. Teeme nüüd suure armastusega endale ühe ilusa taldriku ja siis maitseme omlette. Muidugi, sest samavõrd oluline, kuidas toit maitseb, on ka selle välimus, on ju? Just. Margus, omletid sai valmis, ma tahan neid maitsta. Jaa, õnneks Liisa-Indra on nii viisakas sütalaps ka, et ta ütleb alati, et see on võrratu maitsega, nii et alustame. Head isu. Räägi enda eest, on ju, jaa. Nii, proovime. Ma tahaks teada, sest ma olen varem seda söönud ja ma tean, et see on hea. Väga hea täidena maitse on, ma ütlen veel kord. Ta ütleb seda kogu aeg täidena maitse, mida see tähendab? Ütleme nii, et mõned on nii pealiskaudsed maitsed kuidagi. See on hästi sügav, nii-öelda see järelmaitse on ka ja ma arvan, kikerenne jahust ma olen elus nagu 3 toitu kokku saanud ja need on kõik erinevad olnud, mitte omlette, on ju. Et kuidagi hästi huvitav, mõnus maitse on nii intensiivne, et ma tunnen, et seda omletti ma söön poole vähem kui näiteks tavalist omletti, on ju. See on nagu ainult hea kuidagi, et ta tekitab hästi sellise täiskohu tunde mulle. See on midagi sükest, mida sa kujutad ette, et hommikul võiksid süüa. Ütleme niimoodi, et hommikul sa ärkad üles, ütled naisele, et kallis, palun tee mulle üks omlett ja ta toob sulle sellise asja, kuidas sa reageerid? Ma reageerin 3 musiga ja pärast terve päev on õnnelik. Ja eriti see vegan majonees mulle meeldib tõesti nagu väga-väga kohe, ta on kuidagi hästi nagu vahukoorene ühest küljest, aga teisest küljest hästi maitsekas. No on ju, et omleti peale oleks vaja mingit kastet. Jaa, on küll. Need, kellele Margus sügava mulje jättis ja kuidas saaks ka teistmoodi, siis sul on ka midagi pakkuda headele televaatajatele. Jaa, et mul on vaatajatele ka üks selline väljakutse, et meil on 14. mail on meie show, mida mehed tegelikult tahavad Chicagos jälle kell 7 õhtul ja ma hea meelega annan ühele vaatajale siis kaaslasega selle võimaluse meie showle tulla, kui ta kirjutab minule kunagisele potentsiaalsele poliitikule, mida tema Eestis tahaks muuta ja millise vähemusgrupi või millise teema suhtes tema tunneb sellist südamesugulust, mida ta tahaks parandada, siis see paranduse ettepanek ka. Okei, väga hea, me paneme üles pildi Ela hästi TTV Facebooki lehele ja paneme sinna ka sinu küsimuse, sinu auhinna ja siis sinna alla järjest kommentaare võite lisada ja siis... Edastan pärast kõigile Riigikogu liikmetele saada lihtsalt ühe copy-paste meili, et hakake tegelema sellega, mis rahval tõesti südames on. Väga hea ja siis saame sellest välja valida inimese. Sa ise siis valid, kes kõige rohkem muljet on avaldanud. Just. Poliitika on selline väga emotsioone tekitav värk, et siis kirjutame natuke nagu sellises kerges positiivses võtmes väikse muigega suunurgas. Aga minul on ka küsimus, kes seda proovib, kirjutage Ela hästi TTV Facebooki lehele, mismoodi see teil välja tuli, kuidas see teile maitses, mind väga huvitab. Aga meie sööme oma toidud igatahes siin täiesti ära ja teie võite minna oma päeva edasi nautima. Just, ilusat päeva, head isu. Näeme järgmine nädal jälle neljapäeval 19.30. Seniks Ela hästi!